Tere jälle. Räägime ikka endiselt meestest, naistest. Kuidas valida endale naiste meest? Jah. Me siin juba rääkisime, eks ju, et kuidas mehed valivad endale sarnaseid naisi. Nad ise kindlasti ei tunnista seda. Jah, ma arvan, et vaata, sealt toimub ikkagi see, et jäädaks sinna välimusse kinni, et nad nagu võib-olla sealt kaugemale ei süvenegi, et välimus on ju teine, et siis ju järelikult on iseloom ka teine, võib-olla sellepärast siis, et ei saadagi aru sellest. Ma ei tea, mis vanuses meestest nüüd jutt on, kes sinna vanusesse kinni jääb. Ma arvan, et mehed üle 40 juba vaatavad sinna vanuse või selle välimuse taha ka. Või kuidas? Mis sa arvad? No ma arvan, et eks me kõik vaatame kogu aeg ikkagi. Et võib-olla see on mingi kuni 30-ni, 35-ni võib-olla vaata, et see välimus on kõige olulisem mehel, eks ju? Äkki? Selles suhtes. Aga sealt edasi juba, kui sa oled juba mitmes suhtes olnud, on ju, ma kujutan ette, et siis sa juba ka hakkad väärtustama seda, mis seal selle ilu või selle välimuse taga on. Ja, absoluutselt muidugi. No jaa, aga vaata, kui näiteks mehel on mitu suhet olnud sarnast. Ja see sarnane on see, et ta ei kannata neid naisi välja, eks. Ma ei tea, sest mis põhjused seal on, eks ju, et mingid tülid tekivad, mingi ego tasandil võib-olla mingid põrkumised seal. Aga kui mehel on eos juba naistest alvarvamus, no milliseid naisi sina siis küll näed? Nad on need tissidega maad, noh. No absoluutselt. Ja kõik naised sinu ümber on need tissidega maad sellisel juhul. Sest sa ei näe teistsuguseid ju. Sest kui sa ise enda sees kogu aeg ütled, et naised on tissidega maad, no siis sa oled ju magnet. Siis sa selliseid naisi tõmbad endale ligi. Loogiline, jah. On ju nii, ja sama on ju naistega. Kui naine ütleb, et mees on siga, no siis sind ümbritsevad sead. Oleme ausad. Vähemalt näed neid ainult. No, ja seal ei tule nagu seda printsi. Või siis kui tuleb, siis see prints on ka siga, no. Ja. Et kui ta isegi ennem ei olnud, siis ta sinuga muutub selleks heaks. Kui sul on selline kuvand meestest, on ju, et mehed on sead, siis isegi kui tuleb normaalne mees, siis sinuga see mees muutub raudselt selleks. Kõige suuremaks heaks, on ju. Jah, aga ma mõtlen, et mis siis teha jälle? Et noh, ma ei tea, olgu see mehed või naised, siis ma siis hakkan manifesteerima õhtul, et lähen magama, naised ei ole tissidega maad, naised ei ole tissidega maad, naised ei ole tissidega maad. Ja naised vastupidi, kõik mehed ei ole sead, kõik mehed ei ole sead. Mis siis teha siuksele? No kõigepealt on vaja aru saada, kus kohas selline uskumus on tulnud üldse, et naised on maad. Selles halvas mõttes, eks ju. Et see on ju kuskilt alguse saanud, sa ei ole ju sündinud selle uskumusega, on ju nii. Et kas see tuli siis sealt, et emale öeldi nii, või ema oligi selline, noh, mis seal perekonnas toimus? Või siis on, et isa andis siuks hinnanguid või? Või siis isal oli suhtumine naistesse selline. Sest ma mäletan... Siis tuleb vaadata lihtsalt seda. Ma ei tea, võib-olla ma olen seda rääkinud, mul üks töökaaslane kunagi ütles, ma ei tea, kas ma olen, aga ma igaks juhul räägin, ütles nii, et nendel oli, ütles, et tema isal oli, ja ma ei tea, kas vanaisal oli ka, aga ma tean, et isal oli nii, et siis kui võeti naine, siis naine ütles oma perekonnast lahti. Nendega enam ei suheldud. Ja siis ta oligi, et tal oli samamoodi, et jõulud, eks lähme siis mul vanemate juurde. Ma ütlesin, et mina käin nagu oma naise vanemate juures. Mis asja? Naise vanemate juures. Et meie suguvuses ei ole see nii, et naisel ei olegi vanemaid peale seda, kui ta mehega koos hakkab elama. On, aga nendega täiesti mõttetud tegelased. Nendega ei käida läbi. Väga huvitav. Ma ei ole enam kuulnudki sellist asja siin, nagu, et meil eestlastel selliseid uskumusi oleks. Mis see põhjus on? Ei, ma ei tea, sa ütles, et
isal ei olnud niimoodi ja temal ei ole ka niimoodi. Et see on nagu peretraditsioon. Huvitavad traditsioonid peaks mainima. Minul oli, no see on nii ammu, sellest on üle 20 aastat tagasi. Mul oli sellest, nagu ma ei teadnud enesearengu teemadest mitte midagi. Ja isegi, aga ka siis oli mina väga šokis kuulates nagu siukest hoiakut üldse ühe mehe suust. Väga huvitav, ma ei ole kuulnud. No see on suht vägivaldne värk ikka ju, kui no ja siis sünnivad lapsed ja need lapsed ei saa siis oma emapoolse vanema vanaisa juures käia või? No vot, nii detailselt ma ei küsinud, aga kuidagi no, loogiline oleks siis ju, eks ju. Sellel ajal, see tuli just läbi selle, et me tulime Soomest, sõitsime Eesti ja siis mina ütlesin, et mina sõidan Ida-Virumaale oma emaia juurde ja siis lihtsalt, mis asja, kuhu sa lähed? Uskumatu lugu, su naisel on vanemad. Ja. Ja te käite läbi. Ei, nii küll ei saa. No väga huvitavaid elusid elavad inimesed. Ma ikka vahest ikka hoian peast kinni. Kuidas saab üldse nagu sellistes suhetes elada? Et inimesed on nõus nagu olema sellistes suhetes. Aga nüüd tules tagasi, mis siis teha? Siis tuleb vaadata, kust on saanud see suhtumine alguse. Tavaliselt on see, nagu me ennem rääkisime ka, eks ju, seal eelmises podcastis, et see on ema teema tavaliselt. Ja kindlasti siis ka seda isa suhtumist naistesse, et mehed võtavad ka hästi tihti ju oma isade käitumismustreid üle. Aga teistpidi? Ja naised kindlasti peavad vaatama ka, et kuidas on emad suhtuvad meestesse, kuidas ema suhtub isasse ja ikka seda dünaamikat, seda suhtedünaamikat, sellepärast, et me hakkame looma ju samasugust suhtedünaamikat, nagu meie isal ja emal oli, eks. Et mõlemaid pooli, nii isa kui ema tuleb vaadata seal, kuidas üks suhtus naistesse, meestesse, kuidas, ja kuidas seda ka kindlasti, kuidas isa, et mees peaks vaatama, kuidas isa suhtus ise endasse kui mehesse. Sellisena ju näed sina ise ennast ka, on ju. Sa ju õpid isa pealt seda, kes on mees. On ju? Ja kui isal on endast ikkagi väga halb arvamus, siis ega sa ka endast väga hästi ei arva ju. Ja arvatavasti siis ka ei ole emal nagu oma mehest väga head arvamust. Ja sealt ju kujuneb välja see sinu mina kuvand. Et järelikult ma olen siis ka selline, eks. No võt, ja kui sa oled selline, sa oled ebakindel, sul on halb enesehinnang, no siis sa ju ei vaata enesekindlaid naiselikke naisi, kes on nagu väga heas kohas iseendaga. Sa ei näe selliseid naisi. No isegi ma arvan, et kui nüüd niimoodi tagasi mõeldes, et isegi kui näeks, siis sihukestel naistele ei julgeks kindlasti läheneda. Jaa, võt see on ka muidugi üks asi kindlasti, jah, et need mehed nad välistavad sellised naised, sest nad mõtlevad, et ma ei vääri sellist naist. Ja siis nad juba eos, nad ei lähegi üldse suhtlema sellise naisega, eks ju. Aga eks me ikka tavaliselt ju saame selle, mis me ise oleme. Et alati, kui sul on keerulised suhted oma partneritega, siis alati sa saad sellise partneri, nagu sa ise oled. See, mida sina sisaldad, sellise sa saad ju. Jah, väga loogiline tegelikult. Ma ei olegi nagu sellele niimoodi mõelnud. No nii on lihtsalt. Aga nüüd sealt tuli mul edasi juba mõeldes mõnele oma tuttavale. Et aga mis siis, kui naised ei leia mehi või mehed ei leia naisi endale? Sa mõtled, et kui nad on juba olnud pikemat aega üksi, just kui nagu tahavad meest, aga ei leia endale. Just. Siis sügaval sisimas need inimesed ei taha endale partnerit. Neil on illusioon sellest, et nad tahavad. Päriselt nad ei taha. Ja see põhjus võib olla selles, et seal on ego teema hästi kõrge. Nad ei ole valmis kompromissideks ja nad ei ole valmis jagama. Aga äkki nad kardavad teha valet valikut?
ei no ma mõtlen lihtsalt mõeldes. Et sellepärast ei ole kaaslast. See on üks ilus lugu jälle. Ei ma mõtlen, et mul üks... Ma kardan teha valet valikut. Üks tuttav ütles, et ta hirmsasti tahaks, aga et iga kord, kui ta valib, siis ta valib, tuleb jälle mingisugune siuke vale. Aga on ta sulle öelnud ka, et millist naist ta siis tahab? Ei, vastupidi, meest. Või siis millist meest ta tahab? Ei, ma seda ei ole küsinud niimoodi. No aga oleks hea küsida, et kirjelda mulle seda meest, keda sa tahad endale. Ja siis on hea, kui see naine kirjeldab seda meest ja siis küsida tema käest, aga et kujuta ette, et see mees on siin ruumis. Millist naist ta sinus näeb? Kas selline mees vaatab sind? See on väga hea küsimus. Sealt on kohe aru saada, kui suur illusioon on sellel, milline mull tal on selle mehe ümber ehitatud, milline peaks see mees olema. Et väga tihti need naised kirjeldavad täiesti ebarealistlikku meest. Sellist pole olemas. Ja juba see näitab seda, et päriselt sügavas sisimas ma ei taha seda meest. Jah, mina mõtlesin muidugi seda natuke teise, et ta võib nagu mõelda, milline see võiks olla, aga samas tal nagu, ta ei julgeks siukest meest nagu vastu võtta, pigem nagu niipidi. No sa pead ise olema selline naine, et sellist meest endale saada. No, jah, ei noh seda... Kuninganna leiab kuninga, on ju? Jah. Aga Tuhka-Triinu ei leia kuningat, see on ainult muinasjutus, seda me oleme juba rääkinud ka. See on ainult muinasjutus ja see ei ole reaalne. Sa pead ise kasvama selleks samasuguseks, nagu sa kirjeldad seda meest. Ja siis sa hakkad nägema, milline illusioon sul on päriselt selle inimese kohta. Kas see on üldse nagu reaalne? Sest meil ei ole, ideaalseid inimesi ei ole olemas. Igal inimesel on mingisugused varjuküljed, mingisugused pooled, mis meile kindlasti ei meeldi. Ja sellega peab lihtsalt, see lihtsalt on nii. Et nii palju, kui mina naistega suhelnud olen, siis väga paljud kirjeldavad sellist ainult positiivset. Nagu positiivsed omadused. Kõik on hea, rikas, ilus. No saad aru, nii ideaalne, kui üldse olla saab. Mitte ühtegi halba omadust ei ole seal. Nad isegi tule selle peale, et inimesel ei saa olla. Sellist inimest ei ole olemas lihtsalt, kellel ei ole ühtegi halba omadust, või negatiivset mingit sellist omadust. Ei no jaa, aga selle peale ikka mõelda ei taha ja ma tahaksin, et tal oleks siuke negatiivne omadus, ei taha ju. No seda küll, aga sa pead olema valmis selleks, et seal kindlasti on midagi. Mina ka kunagi, kui ma noor olin, siis õpetati, et kirjuta A4-le kõik need omadused, eks ju. No mis sa arvad, loomulikult ma panin mingisugune 2 A4, mõlemad pooled täis on ja kõik võimalikud positiivsed asjad on ju. Mitte ühtegi negatiivset. No ja põhimõtteliselt sa ju saad selle inimeseks. Kui sa ikkagi nagu otsid, küll sa siis leiad, on ju. Aga siis on sellel inimesel, ei pruugi isegi olla nagu mitut negatiivset asja, aga on see üks ja see raisk on selline asi, et see rikub nagu kõik ära, no. Ja. Kogu see pilt on nagu must siis. Ja sa ei tule lihtsalt selle peale, sellepärast, et sul ei ole sellist kogemust, on ju, ennem. Ja. No seal muidugi on kindlasti veel neid asju, aga lihtsalt see üks asi on selline, et no ei. Ta võib olla ükskõik kui vastav sellele nimekirjale. Aga selle ühe asjaga ma lihtsalt ei ela koos, no. See ei ole võimalik. See on jumala hea. Kuidas sa seda praegu seletad? Minul hakkab kohe film käima. No mul on puhas enda elu kogemus. Peale seda ma lõpetasin igasuguse kirjapaneku ära. Ma sain aru, et elu alati üllatab ja keegi naerab seal kuskil. Ja itsitab niimoodi. No, kuidas nüüd on? Et ma enam kunagi ei ole selliseid asju teinud. Et pigem ma nagu olen pannud peale seda, ma ei ole kirja pannud, aga ma olen mõelnud, et millist suhet ma tahan ja kuidas ma tahan selles suhtes ennast tunda. Kuidas ma tahan, et see mees mind kohtleb. Kuidas ma tahan ise seda meest armastada. Kuidas ma tahan ise tunda armastust tema vastu. Ja see kuidagi nagu pädeb palju rohkem kui see, et ma tahan seda ideaalset, seda meest. Sind kuulates siis
siis juba tekkiski nagu see, et need soovid nagu, mida sa just kirjeldasid, need nagu täidavad palju rohkem kui need pisikesed asjad sinna, mida sinna nimekirja nagu panna. No sest see, mida me tahame suhtes tunda ennast õnnelikuna. Ja see on kõige olulisem asi. Ja kõik need muud asjad on teisejärgulised, sest oleme ausad, mees ei pea olema piltilus. Mees peab olema mehelik ja see teeb mehe ilusaks, on nii. Ja ma arvan, et ka naine ei pea olema selline piltilus nukk, vaid naine peab olema enesekindel, ta peab olema mehe jaoks huvitav, tal peavad olema oma arvamused kindlasti asjadest, ta peab olema iseendaga väga heas kohas ja see on seksikas naine, on ju nii? Just. Naine ei saa olla, mugavad naised ei meeldi meestele. Ja. Selline naine, kes nagu võtab sinu kuju, täpselt nii, nagu sa talle ütled, jube igav. Ma pidin just ütlema, et see läks sul tekib põlgus sellise naise vastu, on ju nii? Ja. Mehel peab olema naisega huvitav. See on väga hea point. No, ja ka mehega samamoodi, naisel peab olema ka mehega huvitav. Sest kui on sul see mees lihtsalt selle pärast, et seal on see, tapeet on sul kodus, on ju. No, kaua vahid nagu. Ei vaheta ka ära, eks ju, seisab seal ühesugune kogu aeg. No jube igav, Sul peab olema huvitav partneriga elada koos. Iga päev sul peab olema huvitav, et sa ootad teda koju ja mõtled, et mis me täna teeme. Ja isegi sul on huvitav võib-olla temaga lihtsalt telekat vahtida. Aga see on ka huvitav tegevus ja siis vahepeal kommenteerid seal seda, mida seal näed, eks ju, paned selle kinni seal, siis arutled seal. Ma ei tea, kas te teete Anuga sellist asja? Me kinni ei pane üldjuhul, aga mul on olnud küll nii, et tihti on neid olnud, et mina hakkan vaatama, teda alguses nagu ei huvita ja siis on ühel hetkel kõks. Kuule, pane seisu, ma pean nüüd käima kuskil ära, ma tahan ka näha, et mingid siuksed asjad on ja me ikkagi vist nagu siukse, mingid uued filmid kinos käime, siis me ikkagi natuke arutame ka neid asju, pigem nagu nendest asjadest. Meie vaatame hästi palju reisisaateid, meile endale meeldib hästi palju reisida ja ma mõtlesin, et me lähme Taisse ja siis teeme ka reisiblogi esimest korda. Et me ise oleme vaadanud YouTube'ist inimesi, kes teevad neid reisi ja jube palju endale on saanud ideid, kuhu minna ja kuhu mitte minna kindlasti. Ja lätlased teevad, ma ei tea, et kas sul on ka Go3-s on lätlaste see tagurpidi maailm, väga huvitav saada. Ja üks saade oli veel, ma ei mäleta nüüd enam, mis selle sarja nimi oli, aga nad teevad väga põnevalt, nad nagu lähevad sellistesse kohtadesse, kuhu tavainimene kindlasti ei satu. Hästi põnevad saated. Päris huvitav, ma ei ole nagu sellele kunagi niimoodi mõeldki. See on nagu meie ühine hobi, see selline reisimise teema, et meile väga nagu meeldib see. Et ma arvan, et inimese pakub huvi selline. Ja siis on nii arutada neid, et mis me seal näeme ja seda elu, mis nad seal elavad. Ja. Et vahest on siuke, kui on väga hea reisi saada, siis on selline tunne, nagu olekski juba reisil käinud, vaatad selle ära, et käidud. Aga muidugi seal on sellised kohad ka, et füüsiliselt isegi nagu ei tahagi minna sinna. Täitsa huvitav. Väga siuksed ekstremaalsed sellised mingi inimsööjate kogukondades seal hõimudes on, et seal traibides käinud ja et juba viimane inimene söödi seal 60-ndatel ära. Üks miljonäri poeg. Huvi aina kasvab selle. Ja vaata kindlasti väga ägedaid saateid teevad lätlased. Vastame maailma niiviisi. Et jaa, inimesega peab olema huvitav, sellepärast, et kui sa oled paarilisega koos, siis üldiselt sa ju, kui mõlemad ikkagi tahavad nagu hakata koos elu looma, siis ei ole ju mõtet see, elame natuke aega koos ja siis lähme lahku, on ju. Ikka on ju see mõte, et me võiks siis elada nagu lõpuni, on ju koos. No ja kuidas sa siis elad inimesega koos, kellega sul on ikkagi väga igav elada? Lõpuni. Alguses on huvitav ja mõnda aega läheb mööda, siis hakkab igav ja siis mineksegi lahku.
eks ta ei no niimoodi mis alguses huvitav on, alguses on see armumise teema ja siis on sul pea sassis peas on ju, ja siis see ainuke huvitav asi on see, et jube hea seks on, eks. Ja siis kellel on jube hea, eks ju, naistel tavaliselt, nad teesklevad enamasti ja mehel on siis hea. Noh, ja siis see, kuidas võtta on ju? On siis huvitav või? no jaa, aga ega siin ei saa ainult tuhka mehe pähe raputada, kui... Ei, loomulikult mitte, ega ma ei söödista mehi. Et kui naine nagu ei räägi ja siis mees võib mõelda, et mõlemal ongi huvitav. Seda küll, jah. Aga see kestab väga vähest aega. Et ma ei süüdista mehi, siin ongi kahepoolne suhe on alati kahepoolne asi. Ja minu arust seksuaalsuse teema, see kasvab ajas, on ju. Et see armumine armumiseks, aga päriselt see seksuaalsus areneb ju paari suhte ajal rohkem ja kaugemale, eks ju, ja paremaks kindlasti, on ju. Sest lõpuks juba te ju niivõrd hästi juba õpite ju üksteise neid kehasid ja asju tundma, mis kellegile meeldib, on ju. Aga kui see huvi ongi ainult siis sellega ära piiritletud, on ju. Ja see kaob ära ju, see ei kesta. Sükest asja ei ole, et see kestaks nagu 10 aastat või 20 aastat, see armumise teema, no ei ole võimalik sükest asja. Jah, kõlab loogiliselt. Et siis peale seda peab ikkagi hakkama nagu teistmoodi huvitav. Nii et siis, kuhu me nüüd teeme? Et mida tegema peab siis? Mida siis tegema peab, et õige kaaslane leida? Ikkagi ei saanud veel vastust. ei, et siis, ma mõtlen nagu, kas ta kokku nüüd temad. Ikkagi, et kui sa nüüd lähed tutvud inimesega, siis uurid ikkagi, mis huvitav on. Et kas teil on kõike tuleb uurida. Ma arvan, et suhtlemine ja kommunikatsioon on üks olulisemaid asju. Et küsida kõike, mis inimest huvitab, mis väärtused tal on, millised suhted on tal oma vanematega, mida ta arvab ise endast. Sa kohe saad aru ju naisest, kes arvab ise endast halvasti. No vaata, kui naine tuleb esimesele kohtingule ja siis ta on nagu praktiliselt, tal on nagu 2 riba on seljas. No, mis sa arvad sükesest naisest? Jah. Mis sa arvad? Mis eesmärgiga see naine tuli? Ma tänaliselt tean seda nii palju. No just, aga vaata, väga paljud naised ei tea sellist asja. Et jah, paraku seal, mina praegu järgi ütlen, et naised ei väärtusta ennast. Just. Ja siis soov saada nii-öelda võetuks, siis toon võimalikult palju oma keha nähtavale, et kuigi ma inimesena ei ole hea inimene, siis ma vähemalt näitan oma figuuri, et sellepärast tasuks mind võtta nagu mingis selles mõttes. Mina olen aru saanud sellest niiviisi, et need on sellised naised, kes endast väga hästi üldse ei arva. No tõenäoliselt. Nad ei näe oma ilu ja nendel on ainukene teadmine seal peas see, et meestele meeldib seks. Ja siis ma manipuleerin oma kehaga meest, et ta mind tahaks. Ja siis see viib tal ära selle tähelepanu sellelt, kes ma ise päriselt olen. On ju? Aga see ei õnnestu neil, sellepärast, et mehed on väga targad. Nad näevad läbi. Ja ükski mees ei austa sellist naist, kes tuleb esimesele kohtingule poolpaljalt. Sest ta, esimene kuvand, see jääb sulle eluks ajaks. On ju nii? See, millisena sa inimest esimesel kohtingul näed, see sulle ka jääb. Kas, ei seda küll, aga kindlasti oleneb ka, mis eesmärk sellel mehel on, kes sinna sellisele kohtingule meestel tavaliselt esimene eesmärk on seksi saada. On ju nii? Ei seda küll, aga ma mõtlen, siis on ju iseenest polegi nagu vahet. Aga naised ei tea seda. Seda. Selles ongi see asi. Mehed ei tea, millised on naised ja naised ei tea, millised on mehed. Ja see on kõige suurem probleem üldse siin maailmas. Ja nad isegi ei tule selle peale, et hakata uurima seda, kes need mehed üldse on, kuidas nemad mõtlevad. Sest meil on nüüd, eriti siin ühiskonnas on hakatud nüüd seda võrdsust tooma, eks ju.
ja inimesed arvavad, et kõik peavad mõtlema ühtlaselt ja samamoodi, aga nad ei tule selle peale, et see ei ole võimalik. Naised on ehitatud ühtemoodi, mehed on ehitatud teistmoodi ja nii on ja see jääb niiviisi, sa võid mida iganes siin rääkida, aga päriselt on ikkagi, see, mis vanasti oli, kehtib ka nüüd. Absoluutselt. See ei muutu ju. Ei muutu muidugi. Et jah, me võime mõelda, et me oleme jumalad nii-öelda, aga paraku ei ole. Sest mul oli, paar nädalat tagasi käisin ka Eestis ja siis, ikka tead, mul meeldib inimesi vaadata, et kuidas inimesed riietuvad ja kuidas nad ennast nagu eksponeerivad ja üldse nagu vaadata niimoodi. Ja siis seal oli üks hästi ilus tüdruk. Ma ei teagi, kas ta oli soomlane või oli ta eestlane, mulle tundub, et ta oli eestlane. Ja tõesti figuur, nägu, juuksed, nagu kõik super ilus tüdruk. Ja siis tal olid jalas sellised retuusid, mis olid nagu nii pepu vahel, kui üldse olla saab. Need 2 tükki eraldusid seal täielikult niiviisi. Ja see selleks oli ka ilus. Tal oli ilus pepu, oleme ausad, ei ole midagi halba öelda, aga see, mis oli võigas selle asja juures, oli see, et kui me hakkasime laevast välja minema, siis 2 sellist täielikku Eesti purjus jorssi kõndisid tema taga ja kommenteerisid seda. Tema väljanägemist ja seda, kui pandav ta on ja väga räigete sõnadega. Ja tead, mu süda tilkus verd. Noor tüdruk, väga ilus tüdruk. Tüdrukud ei peaks niimoodi riietama ennast. See on nagu nii labane. Kuidas mehed... ma saan aru, jah. Muidugi tüdruk eksponeerib oma keha, eks ju, aga ma ei tea, see oli nagu nii halb minu jaoks. Valus. Hästi valus. Absoluutselt, muidugi. Et mehed võiksid ka mõelda seda, et kui sul on tütar, kas sa tahaksid, et sinu tütart keegi niimoodi kommenteeriks? Kindlasti mitte. No just, sul on tütar, eks ju. Mul on neid veel 2, jah. Ma mõtlen, et jah, ma täna nagu naine naiseks, aga ma nagu mehele mõtlen, et mis toimub nende meeste peas, kes siukest niimoodi kommenteerivad. Jah, see on oma ette jutt, eks ju. Nad olid purjus, nendel mõlemal olid veel need õllekastid, eks ju. Ja noored mehed, eks. Ja näitasid oma suhtumist sellisesse eksponeerimisse, eks. Mõnes mõttes aru saada, et naised ikkagi väga palju provotseerivad riietusega mehi ka. Et kui naised nagu, üks asi on see, et mehed on sead, on ju. Teine variant naiste suust, mida sa oled kuulnud kindlasti ka, on see, et mis need mehed tahavad ju ainult seksi. Mis on osaliselt ka ju tõsi, eks ju. Aga kui sul on juba selline suhtumine ja sa tead seda, et mehed tahavad ainult seksi, siis miks sa neid provotseerid? On minu küsimus. On ju? Et miks sa tahad, et need mehed siis näeksid sinus ainult seksi, kui sulle päriselt ei meeldi see? On ju? Kui sulle käib see närvidele? Miks sa paned endale sellised nagu tissid ja siis need tissid on nagu head nibud ei paista, on ju. Ja siis ütled, nõmedad mehed olete, tahate seksi ainult, on ju. Et what the fuck, nagu, mis toimub? Päris loogiline. Võtta, ka inimesed ei mõtle selle peale. Nad kuidagi käituvad mingit moodi, aga nad ei analüüsi seda, et mis endaga kaasa toob päriselt. On nii? Nii mehed kui naised, mõlema poole. Jah. Ei, muidugi. See on, jah. Et ma saan aru küll, et seks müüb, aga kui sa tahad ikkagi mehe materjali endale saada, siis sellega sa ei tõmba endale ühtegi tõsist meest ligi. Jah, ma arvan, et paljud lihtsalt taaskord, nad ei mõtlegi selle. Nad nii pide ei mõtle. See valik on ka nagu pigem siukene, ütleme siis juhuslik või? Et keegi, ma ei tea, võib-olla tänapäeval natukene rohkem, aga ma arvan, et enamalt on ikkagi selle mehe valik, naise valik on nagu suht juhuslik, et see, kes konksu otsa satub, siis sellega nagu lähed ja aga oma südames me tahame ikka ju inimest, kes on meie oma ju. Jaa, ei, absoluutselt muidugi, aga ma mõtlen, et
et inimesed võiksid hakata nagu rohkem selle peale lihtsalt mõtlema, Nad võiksid et muidugi mida mõelda. ma nagu tegelikult tahan esitada juba kas või see küsimus endale. Ja, et mida ma nagu kõigepealt välja annan endast ja mis on selle asja tagajärg. Jah, Et kui sa ühtemoodi kogu aeg käitud, siis ilmselgelt sa nagu kogu aeg saad seda sama. Et võiks jah see on mõelda selle ükskõik millega tuues, et ei saa tulla sama asja, samamoodi kõike tehes tulla teist tulemust. ei saa muutust tulla, eks ju. Jah. Et kogu aeg on ikkagi see sama asi ja siis sa oledki seal ringis kogu aeg ja siis sa oled maailma peale vihane, eks. Elu paneb sind kannatama. Jah, Aga ise päriselt lood seda kannatust siia ellu endale. Et jah, kui tahate endale väärilisi partnereid, siis saage ise vääriliseks. On selle asja iva. jah. Tuleb ennast väärtustada, nii naiste kui meestena. Ja ma arvan küll, et jah, kannataks, see on nii nagu päris hea, kannataks ikkagi endalt küsida ka seda just see, et et kui ma olen selline nagu ma olen, et kas ma ise tahaksin siukse inimesega koos olla. Just, täpselt. Et need siuksi küsimusi küsides, siis on võimalik nagu pigem selgus iseendas saada ja siis kui sul on iseendas selgus olemas, saad sa seda muuta. Kui sa ei muuda, siis oled ikka seal samas, eks ju. See on samas edasi. Siis sa pead lihtsalt leppima sellega, et sa leiadki selliseid partnereid, kes on sul kogu aeg olnud ja siis see elu on lihtsalt selline. Ja siis elu on jälle kord see kannatus, et ainult tulevad valed valikud. Aga selge siis. Aitäh jälle kuulamast ja kohtume järgmisel korral. Liituge meie kanaliga. Kohtumiseni. Tšau.